Maailmas ei ole see sugugi esmakordne, et linna südames liiv maha laotatakse ja räkpit, õigemini rannaräkpit mängima hakatakse. Eestis on see aga sedavõrd omanäoline ettevõtmine, et isegi möödunud ööl, mil liiva kohale veeti, olevat linnarahvas suud lahti vaatamas käinud. Ja ega ka loa saamine linnavalitsuselt selliseks pööraseks teoks lihtne ei olnud. Jah, selle loa saamisega me saime selle küll kenasti kätte, aga mulle öeldi, et ta ikkagi see luba läks läbi 2. või 3. proovimisel, et ega ta tegelikult vist kohe siuke esimest jaoringi ei saanud. Nii palju me teame. Palju siin seda liiva on ja kust see toodud on? No praeguseks on 550 tonni liiva siia kantud ja nii peaks ta siit ka ära minema. Ta on toodud Männiku karjäärist. Seda mängu vaadates võib rahumeelsel eestlasel paratamatult tekkida seos tõsise ja tulise kõrtsukaklusega. Ja kui arvestada, et Eestimaal on vaid 6 räkpiklubi ja see ala väga populaarne veel ei ole, siis ehk ongi vaja põhjuseid meie iseloomust otsida. Et eestlane algul mõtleb, et tundub natukene kõrvalt vaadates siuke, et jookstakse üksusele otsa, kukutakse pikali, et kindlasti murduvad kondid kogu aeg. Et see asi üldse nii hull ei ole, et kõik, kes on vähegi asjaga tegelenud ja tekib ajapikku nii-öelda keha harjub, et vigastusi meil palju juhtu, et kui nüüd võtta statistika järgi, siis igasugu hüppeliigese ja muid vigastusi on kas või jalgpallis hulga rohkem, kui on näiteks räkis. Ei ole muresid siin, kui kutsub kollane liiv, siis päeval suppelda saab ja õhtul disko ning baar. Vaadata on aga sellist võistlust põnev. Nii peatusidki paljud Vabaduse väljakul ja viskasid muigega pilgu peale nii rannaliivale kui ka seal müravatele meestele. Millise mulje siis mäng jättis? Ka ta kogub populaarsust ja tean, et ka juba lastel on trennid ja ise veel reeglites suurt aru ei saa. Mina käisin algkoolis 50ndate algul eelmine sajand ja siis meil oli see täiesti võimlemistunni kavas. Ja väga populaarne. Kui kaua saavad aga tallinlased nautida liivast Vabaduse väljakut? No selle siia toomine võttis aega 10 tundi ja homme, see tähendab pühapäeva õhtul kella 8 oleme lubanud, et see peaks olema läinud, kuigi meil on paar tundi rohkem on aega varuks ka. Keha peagi pruun on siin kõigil suvekuun, meri kutsuvalt suur, kaldal kaunid palmipuu.